Hei, mina olen Kellu ja nagu võib arvata, siis nende südamete, nende asjade järgi on kohe algamas valentinipäev või siis sõbrapäev. Ja nendel päevadel kõik mõtlevad, mis kaarti teha, mida kinkida, kuhu viia, mida toredat teha. Ja ma olen isegi kuulnud, et naised lähevad pöördesse, kui mehed ei vii neid kuskile välja või teevad seda kuidagi valesti ja nad on pahased, et nendest ei hoolita ja nii edasi. Aga see selleks, tegelikult valentinipäeva või siis sõbrapäeva võib täitsa chillilt ka võtta, on ju. Et kogu selle nunnunduse ja armastuse mõte minu meelest on see, et sul on keegi kallis, keegi lähedane, kas siis sõber või su nagu romantiline partner, kellele näidata oma nagu hoolitsust ja hellust sellel päeval välja. Ja kuigi ta on tehtud siukseks nagu kommertsiks, et osta nagu karukasi, osta küünlaid, vii kuskile hotelli, romantilist ööd veetma, mis iganes, et siis tegelikult seda saab teha väga lihtsaks ja väga mõnusaks ka. Ja poodides on kõik võimalikud šokolaadid kallile, armsale ja kõige paremal nii edasi südametega, aga kui mõelda, mida selle asemel võiks teha ja kuna see siin on nagu toidukanal on ju, siis ma natuke mõtlesin, kolasin üks öösel Prismas Mustamäel, käisingi öösel ja vaatasin ringi ja seal on nagu tegelikult põnevaid asju, näiteks, et kui sa oled kodus ja su oma nagu elukaaslane või su partner, su abikaasa tuleb koju, siis on seal muffinipulbrid, siis on seal pitsapulbrid, need saab nagu ruttu valmis teha, midagi sinna peale panna, sisse panna, see ei võta kaua aega, samamoodi on külmutatud mingid pirukad, koogikesed, jäätised, siuksed vahvad asjad, selle sama šokolaadikarbikese asemel. Ma ei ütle, et kõik need on nagu väga tervislikud on ju, et mida värskem ja mida rohkem ise tehtud, seda parem, aga näiteks, et see võib olla siuke lahe üllatus, mille peale inimene ei tule, sest tavaliselt on ju vein ja juustud, mingi šokolaad, siukseid asju kingitakse, eks. Siis ma käisin ringi, vaatasin, et kui tegemist on mingisuguse spordiinimesega, siis näiteks võib-olla mõni ergutavam jook, mitte siuke nugi energiajook, siuke, kus on igast hullaineid ja see paneb sul südame pärast nii taguma, et sa saad mingi trauma endale sealt sellest, vaid midagi lahedat, ergutavat, võib-olla mõni mõnus hoopistükkis limonaad, teist värvi, teise olemisega, midagi siukest, mida sa ei ole varem tähele pannud. Siis ma nägin ka igasuguseid põnevaid krõpse seal, mingisuguseid köögiviljakrõpse ja mingeid teisi maitselisi juustu, mingi mozzarella juustu või midagi maitselisi krõpse, mida võiks proovida, mingeid lahedaid kohvimakreeme, jogurteid, smoothisid kindlasti. Ja mitte lihtsalt, et ma tõin sulle midagi koju, vaid sellest saab mingi laheda asja teha. No ütleme näiteks, et sa ostid natuke limonaadi, natuke mingit huvitavat krõpsu, lähete vaatate kodus movie'd kahekesti, siuke romantiline õhtu. Või su kaaslane on pärast tööd nagu väsinud ja sa tead, et tal on pikk tee bussini minna, teil ei ole autotki mõlemal võib-olla. Lähed ostad mingi kohvi ja võtad mingi piruka, maitse kohvi ja mingi laheda piruka, lähed talle, üllatad teda, lähed talle tööle vastu, on ju. Et külmal aasta ajal nii hea minna ja jalutada bussi lähedal 8 juttu. Et siuksed nagu toredad, kiftid asjad, siis ma nägin neid, teil on mingisugused siuksed püsi ilus ja ole terve ja mingid siuksed nagu tervisesegud, mida sa saad kuskile vee sisse ja piima sisse segada, et need pidid huvitavad olema. Sportlikud müslid näiteks, mida võiks proovida teistmoodi teha. Mis ma veel nägin? Ongi ise tehtud koogid, võib-olla mingid vahvad jäätised, limonaadid, eks ju. Siis natuke siuksed spordijoogid, PCA, mingid sellised teistsuguse maitsega. Et tegelikult mitte see päev ei loe, siin see karukene ei loe, vaid
loeb see, kuidas sa suhtud sellesse inimesse, kui palju sa temast hoolid. Toit kui selline või üldse lilled või mingi teatris käik või midagi sellist on nagu, kus ma ütlen, see on pigem nagu sõnum, see on su suhtlusvahend, sa edastad midagi sellega. Et on ka muidugi neid inimesi, kelle jaoks on tähtis, et sa tood talle asju, on ju, aitäh, aga enamasti on oluline see, et sa annad mingi sõnumi sellega edasi. Ja näiteks, et kui sa nagu, kõige vist raskem on see, et kui sa püüad tähelepanu äratada, sulle keegi meeldib ja sa ei tea, mismoodi ta reageerib võib-olla, või siis sa ei tea, mis ta saab süüa, kas tal on mingi pähkliallergia või mingi muu selline asi. Et ma ütleks selle peale, et katsu hoolida nii palju, kui sa oskad ja katsu märgata teda. Ja siis, kui ta on spordiinimene, võib-olla tõesti PCA mingi jook, mõni lahke sõna, saadad teda bussi peale kuhugi. Kui ta on just selline magusasõber, koogi inimene, siis võib-olla just see koogikene nagu midagi erilist, mida ei reklaamita. Toska koogid, näiteks Toskal on väikesed korvikesed sellised, minu arust oli koobimaga isegi ja siuke tavaline Toska ja mingi, ma ei tea, joogikene sinna juurde on ju. Et kõik oleneb sellest kontekstist, sellest situatsioonist, kus te olete sees. Et siin ei ole kunagi suhetel, ei ole mingit võlusõna või tee täpselt niimoodi, osta neid, need on hea kvaliteediga, osta neid ja neid, et mõni inimene võib seda üldse võtta niimoodi, mis sa siis tahad siin nüüd mind ära osta või mis sul iga on. Aga üldises mõttes ma arvan, et tegelikult need siuksed sõbrapäevad ja valentinipäevad ja muud tähtpäevad tegelikult nad muutuvad väärtuslikumaks just siis, kui sa midagi teed teistmoodi, mitte nagu sinna mainstreami, et kõik lähevad ostavad neid šokolaade, igasugused väiksed mingi, mida sa saad kinkida igale poole. Et või mingid siukseid tavalisi assortiipakke või midagi sellist, mis kogu aeg on poes kõigi nina all, eks ju. Sa võid teha midagi teistsugust, midagi väga lihtsat ja ma tahaks väga loota, et inimestele see meeldib, vähemalt minule ja mu sõpruskonnas. Inimestele on küll väga meeldinud, kui siukseid asju on saanud teha. Vot sellised mõtted siis täna valentinipäeva eel. Aga ma soovin teile kõigile head sõbrapäeva ja kohtume varsti peagi uuesti. Ja kui sul ei ole sellel sõbrapäeval kedagi head sõpra või kaaslast, kellega seda päeva veeta, siis tea lihtsalt, et sa oled ise ka oluline. Et ükski selline rahvuslik püha või tähtpäev ei ole seda väärt, et sa ennast tunneksid nagu kuidagi kurvana või üksikuna, vaid naudi lihtsalt seda, mis sulle meeldib teha, kes sulle meeldib olla. Ja see päev on ju täpselt nagu iga teine. Lihtsalt ühel on pandud mingi tähistamine külge ja teisel mitte. No ja siis, on ju. Nii et varsti näeme, olge mõnusad ja tšau!